ja lõpetas 3. kohal Laanso ja Rätsepa järel. Ta ei vaadanud üldse, et ma tagant tulen, et siis ta eelviimas kuris alles nägi, et ma tahan mööda alles sõita, siis ta polnud enam midagi teha, et siis ma sain juba seest ära blokkida ja sain mööda. Teises sõidus sai kohe ees minema Laanso, Rätsep teine ning Lehtla 3. Selles sõidus esikolmikus suuri muutusi ei toimunudki, Lehtla küll üritas Rätsepa püüda, kuid vahe oli juba liiga suur. Nii jäidki kohad finišijoonel järgmisteks Laanso, Rätsep ja Lehtla. Just tunnistas, et konkurents Priiduga oli ikka väga tihe, eriti esimeses sõidus. Ei oli, kus ei olnud. Esimene stardi poole ringi peal oli ju ise Kopertasin stardis tiimikaaslastega ja Priit oli ju läinud, et noor terav kutt, terve, tugev, annab minna väga kiht tagant vaadata. Et selles suhtes, et oli loomulikult vastupanu. Esimene sõit oli lihtsam tegelikult, et rada oli nagu kõvasti lihtsam. Siis mul lõpus oli Jussiga vist 13 sekundit vahe. Ja sõidu algus oli jube hea, kui jube hea, aga start oli hea. Esimesed ringid ma ei suutnud ka piisavalt head hoogu nagu üles korjata ja siis just sai mööda 4. ringil vistmast. Ja siis nagu sõitsime sõidu lõpuni, aga ma ei suutnud Jussi hoogu hoida täna ikkagist. Teil oli, kui Jussi võrriga oli, siis oli nagu lihtsam. Aga ega ma siin sikli taha midagi nüüd ei lükka, aga eks ma ise olin natuke lahja täna veel Jussi jaoks praegult. Etapi kokkuvõttes võit Laansoole Priit Rätsepa ja Rannar Uusna ees. MX2 junior-klassis annavad üsna loogiliselt tooni eelmise aasta 85. sõitjad. Esimeses sõidus moodustasid liidrite duo lätlane Karlis Sabulis ja Henri Roosiorg, kes teistel eest sõitsid. Roosiorg sai enne viimasele ringile minekut korraga Sabulisest mööda, kuid lätlane asus kohe maruliselt oma positsioonid tagasi püüdma ja see tal ka õnnestus. Sabulisele seega sõiduvõit, Roosiorg teine ja 3. koht selles sõidus läks Rain Kohile. Ja pääsin liidriks, aga pole terve nädal sõitnud korralik, ma olen haige olnud peale põlvekrossi haigeks ja ei jõua sõita lihtsalt. Et selles suhtes Sabulis on täiesti selline nagu alistatav vend ikkagi? Sabulis on alistatav vend jah, ta kui sa tal tagasi sõidad, siis ta hakkab igast erinevaid vigu tegema, nii et kui suudaks tagasi sõita, siis saaks kindlasti mööda. Teine sõit algas eestlastele palju lubavalt. Koch ja Roosiorg said hea stardi, Sabulis oli 3. Kuid seda mitte kauaks, sest Koch ja Roosiorg said omavahel kokku ning kukkusid ja Sabulis pääses minema. Selle aja peale, kui eestlased ennast püsti said ning sõitma hakkasid, oli lätlane juba kaugel. Roosiorg küll üritas, kuid kukkumises oli viga saanud ka käsi ja lõpuks oli Sabulise edu 8,8 sekundit. 3. sõitis ennast Janno Schmidt, kellele kuulus 3. koht ka üldarvestuses. Ei saa väga rahul olla, stardid läksid väga halvasti ja ei olnud sellist kiirust ka esiotsa vendadega sõita, et ei ole rahul. Kokkuvõttes nägi MX2 junior esikolmik välja järgmine. Karlis Sabulis esimene, Henri Roosiorg teine ja 3. Janno Schmidt. Hartwell Jahva 65 kuupsentimeetrit klassis oli teistest peaaegu üle 2 meest. Euroopa meistrivõistlustel osalevad Jan Jakobson ja Tamur Talviku. Avasõidus sai Jakobson lausa uhkes üksinduses kihutada, finišis oli tema edu Talviku ees 25,8 sekundit. 3. oli Red Moto klubi all sõitnud Leedu krossipois Arnas Milevitšus. Jakobsoni tempost annab aimu ka see, et 24 lõpetanust vaid 6 ei saanud temalt ringiga sisse. 7. koha saanud Andreas Hiiemägi finišeeris koos Jakobsoniga. Teises sõidus osutus Talviku aga Jakobsonile vastupanu ja oli vahepeal ka sõidu liider. Siiski võttis Jakobson oma edu Talviku ees, oli finišijoonel 2,5 sekundit, Milevitšus taas 3. ja nii jagunesid kohad ka kokkuvõttes. Ei jõudnud eriti sõita lõpus, pääsitas nii ära, et No kuidas üldse see koserada teile 65-stega sobib? no päris palju kivisid on, et see ei ole eriti hea, aga muidu on hea rada. Jakobson ja Talviku stardivad juba sellel nädalalõpul Itaalias 65-kuubikuliste Euroopa meistrivõistluste teisel etapil. Avaetapil oli Jakobson 5. ja Talviku 11. Quadide startidesse olid tulnud kohale ka soomlased ja tegu oli kiirete soomlastega. Olli Koskela ja Jani Saarinen pühkisid esimeses sõidus ees minema ja tundus, et eestlastel sel korral esimesele 2 kohale asja ei ole. Siis hakkas aga juhtuma. Esmalt kaotas aega Saarinen, kes pudenes 5. ringil 6. kohale. Koskela järel oli sel hetkel Priit Järvloo ja 3. kohal sõitis Kait Kompus. Saarinen tuli aga tagant hullu hooga ja hakkas kohti tagasi võtma.
Mingil hetkel oli ta juba 3. ja Järvloole päris lähedal, kuid siis hakkas vahe taas eestlase kasuks kärisema. Üsna ootamatu lõpplahendus saabus aga viimasel ringil, kui suure eduga liidri kohal olnud Koskela üle lõpujoone ei tulnudki ja võit kuulus seega Järvloole. Saarinen oli teine ja Kompus 3. Teises sõidus toimisid soomlastel asjad paremini. Koskela ja Saarinen liikusid paarisrakendis ja ka üle lõpujoone tuldi samas järjekorras. 3. oli Järvloo, kellele kuulus sellega Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste esimese etapi võit, Saarinen teine ja Kompus 3. Külgvankrite klassis olid pidurdamatus hoos lätlased Arnolds ja Kint-Siilis, kes mõlemas sõidus kiirelt, teistel eest sõitsid ja mõlemad sõidud ning sellega koos ka etapi võitsid. Pikalt esimeses sõidus teisel kohal sõitnud Ülar Karing ja Juhan Paapstel pidid siiski konkurentide survele alla andma ja neist pääsesid mööda Gert Varik ning Erki Kõiv. Selle seltskonnaga kihutasid koos ka Tanel Reesna ja Tanel Kõiv, kes sõite küll hästi alustasid, kuid siis olid sunnitud väikese viperuse tõttu kohti ära andma. Siiski suutsid nad marulise sõiduga end 3. tõsta. Karing ja Paapstel langesid 5. soomlaste Jani Aroneni ja Arto Mantila järele. Teises sõidus kujunesid asjad mõnes mõttes sarnaseks. Teisel kohal sõitnud Karing Paapsteli tõrjusid 3. Varik ja Kõiv. Vahepeal taas kohti kaotanud Reesna ja Kõiv ründasid veel viimastel ringidel soomlasi, kuid suure üritamisega keerasid korvi kummuli. Kiirelt saadi ratas püsti, kohti ei kaotatud, kuid soomlasi enam ei püütud. Etapivõit läks Siilistele, Varik Kõivu ning Karing Paapsteli ees. Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste teine etapp sõidetakse juuli alguses Türil. Eesti ja Balti meistrivõistlused autode ringrajasõidus algasid 1. mail 2 esimese etapiga Riias. Nagu oodata võis, oli suurima osalejate arvuga klass BMW 325 Cup. Rallirajalt taas ringrajale tulnud Raimo Kullile oli see küll esimene kord tagaveolisel autol võistelda, kuid pealt näha ei seganud see teda sugugi. Kvalifikatsioonivõit tuli sekundilise eduga Keijo Kaasiku ees. Esimese sõidu start õnnestus Kaasikul paremini, ent 3. ringil asus Kulli ise liidriks ja lõpujoonel oli tema edu konkurendi ees 3,5 sekundit, 3. oli Peep Pihodalo. Teine sõit oli põnevam. Esiriast alustanud Raimo Kulli ja Keijo Kaasik tegid mõlemad kehva stardi ning mööda pääsesid Nilsson ja Pihodalo. Ent Kaasik ei jõudnud avaringigi läbida, kui autol murdus käigukang ja sõit jäi pooleli. Kullil õnnestus mööduda nii Nilssonist kui õige pea ka Peep Pihodalost ning finišijoonel oli võitjana Kulli ning talle järgnesid Nilsson, Taavi Klooren, Krista Krimpos ja Pihodalo. Raimo Kulli juhib ka Eesti meistrivõistluste tabelit. Super 1604 osalejast jõudis rajale 3, sest ka Martin Seppami masinal purunes mootor. Andres Hall sõitis parima kvalifikatsiooniaja, kuid tõrkuva siduri tõttu läks start metsa. 10 sekundit kaotust tegi ta tasa 3 ringiga ja ehkki poolel maal lendas generaatori rihm minema, ei seganud see Halli kindlat võitu. Raul Karule teine koht ja Meelis Annus 3. Teist sõitu alustas Hall boksiteelt, kuid sai läbida ainult 1 ringi, rehvid olid külmad ja rada jäi kitsaks. Raul Karu näitas head kiirust ja võttis esikoha, Annus teine ja kuna Hall teises sõidus punkte ei saanud, tõusis Raul Karu Eesti meistrivõistluste liidriks. Noorteklassi ajasõidu võitis Tristan Viidas, kuid stardis tekkis tal käiguvahetuselt tõrge ning liidrikoha haaras Steven Puust. Viidas maha ei jäänud ja vahe püsis sekundiringis kuni viimase ringi viimase kurvini, siis jäi aga Puusti automootor hetkeks seisma, kütust oli liiga vähe tangitud. Mootor küll käivitus, aga Viidas oli juba mööda pääsenud ja lõpetas võitjana 0,3 sekundit enne Puusti. Teises sõidus juhtis Viidas sõitu algusest lõpuni selge vahega. Unelmate stardi tegi aga Enar-Klaus Kunman, kes möödus Steven Puustist ja hoidis teist kohta 4 ringi. Siis purunes tema autol üks tagumine pidurisuport ja Puust pääses mööda. Viidas kasvatas lõpuks edu 8,7 sekundini, Puust oli teine ja Kunman 3. ning Viidas on ka Eesti meistrivõistluste liider. Eesti meistrivõistluste 3. ja 4. etapp sõidetakse 28. ja 29. mail Leedus Kaunases. Sellega me oma tänavuse hooaja esimese ruudulipuga lõpetame. Me oleme tagasi juba nädala pärast 22. mail ja siis on saate põhiteemadeks Tallinna ralli ja kaardispordi meistrivõistluste esimene etapp. Hoidke ennast kursis mootorispordi uudistega www.ruudulipp.ee. Kõike head!